tere! Teate juba küll, mis värk on. 17. video. Minu peatükk saab põhimõtteliselt nüüd läbi. Põhimõtteliselt 2 lehekülge on jäänud ja ma teengi siis nagu lõpetan selle ära nüüd 2 videoga täna ja siis järgmine nädal järgmine ja siis on minu peatükk läbi. Päris uus korralik ettevõtmine on olnud, väga huvitav, olen õppinud palju. Siinkohal tahan ka, et tegin siin selle väikse video, mis ma vennaga koos tegime või välja mõtlesime, no tema tegelikult tegi. Ja panin Facebookis, et kui jagad, et siis ma loosin välja e-raamatu sellest samast. Ja päris mitu inimest jagasid. Suur aitäh teile. Ja siis soovin ka siinkohal öelda seda, et saadan kõigile jagajatele. Et paljud õnned. Väike padjakas on peas. Ma siin katsutan uut rutiini endale sisse viia. Ärkasin näiteks kell 7 täna hommikul. Tegin oma trennid ja lugemised ja mingisuguse õpingu osa ära ja siis lõunasöök. Ja siis kuidagi avastasin, et ma jäin magama. Ja siis nüüd ma jälle sõin lõunasööki ja mõtlesin, et ma nüüd teen selle video ära. Nii palju ka veel, et ma vahepeal nüüd viimased 3 nädalat olen siis tagasi Tartu poiss. Kolisin tagasi Tartu. Reisisin sohvalt sohvale veits aega, kuni leidsingi siis endale midagi, mis mul on vaja. Ja siin ma nüüd olen. Aga see selleks. This book, Success Unlimited with Maiko Johansson. Läheb siis edasi lehekülg 13 ja siit lõpu. This book is filled with golden nuggets of wisdom that will help you to make the change in your life if you truly want it. The fact that you are reading this book is a powerful step towards your future, and I salute you for that. It does not matter how far you have gone in your personal life or how successful you are in your business. We all have self-doubt at some level. We all are afraid of something. I'm here to tell you that you will be all right. Everything will be all right. You just have to believe in yourself. I believe in you. You are enough. You are a beautiful human being. We all have things we are not happy with about ourselves, but that is what makes us humans. That makes us unique. That makes us perfect as we are. Et siis siukene, et olengi jõudnud siia lõppu ja see ongi nüüd siin ilmselt nagu kokkuvõtte taoline asi. Et ma nüüd tõlgin siis selle, et see raamat on täidetud kuldsete tarkuse teradega, mis aitavad sul oma elus edasi liikuda, jõuda kuhugile paremasse uute kohta sinu mingisuguse ideaali suunas, kui sa seda tõesti soovid, kui sina seda soovid, kui sa ei soovi, siis ei olegi midagi teha. Jätka rahulikult, nii nagu sa oled elanud ja kõik on super hästi. Ja see tõsiasi, et kui juhuslikult sul on see raamat ja sa seda juba loed, siis see peaks sinule endale näitama midagi. Et sa oled
valmis astuma nii-öelda uuele levelile ja olema parem, suurem, ilusam versioon iseendast. Ja see meie hingevajadus tegelikult on. Saada iseenda parimaks versiooniks nii-öelda. Et vahet ei ole, kui kaugele sa oled jõudnud oma isiklikus elus või kui edukas sa oled oma äris. Meil kõikidel on hirme ja nii-öelda siis, et meil kõigil on nagu enesehinnangu probleeme mingisugustes elu aspektides. Ja meil kõigil on mingisuguseid hirme. Vahet ei ole, kas sa oled 20, 25, 35, 40, 60 või 70. Probleeme lihtsalt on kogu aeg. Ja sellepärast elu juhtubki meie jaoks, et me oskaksime seal nii-öelda laveerida. Surfata. Ma olen siin selle raamatuga sulle ütlemas, et kõik on hästi. Kõik on ka tulevikus hästi. Ja kui veel hetkel ei ole, siis kindlasti saab olema. Ja muud midagi ei olegi väga, kui sa pead lihtsalt iseendasse uskuma. Mina usun sinusse. Ja sa oled piisav, isegi kui sa vahepeal tundub sulle endale, et sa ei ole piisav või sa ei ole väärt või sa ei ole piisavalt tark või ilus või kole või mida iganes. On tegelikult kõik täpselt super hästi ja kui ei ole, siis sinu võimuses on seda muuta. Et meil kõigil on ja siis veel you're a beautiful human being, sa oled ilus inimolend. Inimeseks, paremaks inimeseks saav olend. Meil kõikidel on mingisuguseid asju, mingisuguseid aspekte, harjumusi, mis meil iseendale ei meeldi. Aga see ongi see, mis teeb meist inimesed. Ja see teebki meist täiuslikud. Just sellisena, nagu me oleme. Et on, ilmselt, kui ka näete, on siin mõned raamatud ja mul on veel seal ka ja seal ka. Aga see ei ole siin, et ma nüüd, mis ma tahan öelda, on see, et väga paljud erinevad nii-öelda mentorid, eneseabiõpetajad, life coach'id, elutreenerid, edutreenerid päris nagu vastanditult õpetavad nagu materjali, et materjal on võrdlemisi sama tegelikult kõigil, nad lihtsalt nii nagu ka mul, see ei ole minu materjal, ma olen selle kõik ise õppinud ja ma olen nii tänulik, et mul on olnud visadust, et mu hing on, et ma olen aru saanud oma hingest siia mingile levelile, et ma teen midagi muud, midagi suuremat iseendast nagu midagi suuremat minust. Ma ei ole siin iseenda jaoks ainult. Ma ei kuulu iseendale, vaid kõikidele inimeste, kellega ma oma elu jooksul kokku olen puutun ka tulevikus. Hinge sügavam soov on tegelikult iga selle inimese päeva, hetke või mida aastat, nädalat paremaks teha natukene, kes sinuga kokku puutub või siis siinkohal minuga. Ja siinkohal jõuamegi tagasi selle võib-olla aitab tänaseks. Kui sa veel ei ole juhuslikult like'inud või subscribe'inud, kui sa vaatad seda siin YouTube'is, siis palun tee seda. Sa saad niimoodi mulle tagasi anda. Sest mina isiklikult tean, et see info, mida mina räägin, ma tean, et sellest on abi. Ma tean, et see aitab.
kas sina oled valmis vastu võtma ja valmis sellest õppima, seda mina ei tea, seda tead sina. Aga mina tean, et ma teen sellega head. Ja kui sa tahad mind aidata, siis like'i ja subscribe'i. Minu üks eesmärk on seda YouTube'i kanalit kasvatada sinnamaani, kui ma ka lõpuks näen, et sealt mingid rahasid võiks tulema hakata. Ma teen seda praegu täiesti tasuta, usaldades iseenda visiooni. Ja Eestis ja eesti keeles seda asja tehes on ilmselt väga raske, sest et kui video saab 100 000 vaatamist, siis YouTube maksab 100 € või 100 toltsi. Minu kõige suurem vaatamiskogus on vist 400. Aga lege, mul on midagi teha, mul on mingi eesmärk, kuhu liigelda ja see on see põhiline. Ühesõnaga, et siis vajuta pöial üles. See laseb YouTube'i algoritmil mind paremini leida inimestel, kes vastavad minu pandud märksõnadega mind otsivad. Samamoodi, kui sa paned subscribe, aitab see jälle, et kui sa paned like, kui sa paned subscribe ja vajutad seda pöialüsti või pöial alla, vahet ei ole, isegi kommenteerid. Saad aru, et sa ei aita sellega ainult mind, vaid sa tõstad informatsiooni ülespoole, et keegi teine leiaks. Sest kui mul ei ole vaatajaid, kui mul ei ole like'ijaid, kui mul ei ole subscribereid, siis ma jäängi sinna põhjakihti. Ma ei liigu selles püramiidis ülespoole. Nii et sa saad mind aidata. Ja ma olen sulle tänulik. Kui ma mõtlen, et kus ma vaatan, kas ma pean nagu sinna vaatama, siis ma nagu vaataksin sulle otsa. Kui ma siia vaatan, siis ma vahin nagu ise ennast. Telefoniga on selles suhtes kamma. Ja kui sa vaatad juhuslikult seda Facebookis, siis mine YouTube'i. Tee ennast kasutajaks, like'i, subscribe'i. Kui seda ei taha teha, et sulle meeldib Facebooki platvorm, siis like'i siin, kommenteerige, rääkige. Sõimake kas mu kiilakad pead või näe, mul on siin üks pisvinn on tulemas, melisege selle kallal, mida iganes. Öelge, et kaamera nurk on vale või sitt valgustus on või hoopis leidke midagi positiivset. Et selles suhtes võimalusi on ju nii palju nii-öelda aidata ja tagasi anda, hea karmaga tegeleda. Ma tean, et väga paljud inimesed ei kuule, ei usu, ei mõista, mis asi see karma üldse on. Ja kui isegi on nagu näiteks kuulnud sellest midagi, siis nad leidsin mingisuguse, ma ei tea, kas läks pilt nagu valgemaks mu näguga. Leidsin mingi asja. Et nii palju asju, ma ei tea mitte midagi isegi sellest video tegemisest veel. Et talupoja mõistusega vanakooli inimene, vanemaakooli generatsiooni inimene. Ja pole üldse arvutitega üles kasvanud ega telekamängudega, olen täiesti siuke omamuudu olnud. Ja nüüd see maksab mulle kätte vaikselt, sest ma ei mõika seda sitta. Aga ma tasakesi õpin, head mul vend on, kes oskab seda õpetada. Aga mis siin minust? Nii et siis jah, toetage mind. Aga see on ka siukene, et erinevad müümis- ja mõjutamistehnikad, et tihtipeale mõtlen selle peale. Ma näen nüüd iseennast arendatus, siis ma nagu arendades, ennast uuesti luues, ma olen avastanud või olen nagu ka subscriber nagu mingisugusele 10 erinevale online akadeemiale nii-öelda. Või ma olen 10 erineva online akadeemia õpilane või. Ja sealt pommitatakse meile ja neid uudiskirjasid ja müüakse igast enda manti. See käib mulle pinda veits. Räigelt müüakse. Ja minu sees on võitlus selle kõigega. Ja siis ma otsustasingi, et
et ma panen enda pangaarved ja sellised asjad siia videode alla. Et kui keegi soovib, siis saabki nagu hea karma annetusi näiteks teha või kingitusi. Sest ma olen töötu. Ma tegelengi ainult õppimisega. Põhimõtteliselt. Ja kirjutamisega. Ma tean, et ma olen mingites videodes lubanud, et ma kirjutan raamatu. Kui ma käisin Ayahuascal, ma ütlesin, et ma kirjutan lihtsalt sellest kogemusest raamatu, mis on kõik siin päeviku variandina kirjas. Aga, mis ma viimase 2 aastaga olen teinud, ma olen nagu sellise tööga hakkama saanud. Ma siin üks päev hakkasin seda lappama, et kuna ma nüüd tagasi linna kolisin, mul on reaalselt vaja nagu mingit teenistust teenida. Aga kuna ma tahan teha midagi muud üldsusest nii-öelda eraldi, siis see on üks viis. See on ebamugav. See on täiesti raamidest väljas. Ja mul ei ole õrna aimu, kas see õnnestub. Aga, kuidas öeldakse? Ei mind nii lihtsalt siit ilmast minema saa. Ja see ei ole väljakutse ühelegi ufole ega jumalale ega kuradile või kellegile. Lihtsalt elu on nii näitanud. Mul on siin mingi põhjus olla, midagi hullu teha. Suur aitäh teile vaatamast, kuulamast. Likeige, subscribe'iga. Aidake mind, et aidata ennast. Aidake ennast, et aidata teisi. Like, subscribe, jaga, kommenteerige. Ma ei saa aru. Miks inimesed ei kommenteeri? Mida te kardate? Mida te pelgate? Et nagu, andke mulle vihjeid, äkki ma teen midagi valesti. Et aidake mul, mis iganes siis oma esinemisoskust eraldi nagu kuidagi välja tuua või teemasid. Andke mulle, millest teha. Väljakutse teile. Lubage mul näha, kui palju ma arenenud olen näiteks viimase aastaga. Ma tean, kui palju ma olen lugenud ja ma tean, kui palju ma olen veetnud erinevate nii-öelda õppeprogrammide ja videode taga, et nagu täiendada ennast, aga ma ei ole saanud seda nii-öelda õpetada. Ja ma olen praegult aasta aega jahunud juba selle raamatu kallal neid väikseid videosid ees. Aga eks see on ka minu enda teema. Õppida on tegelikult ju nii palju, ka seda, kuidas iseenda aega nagu reaalselt majandada. Et sellest oleks nagu mingisugust, kas siis kiiret kasu või mitte, aga õnneks mul on see info olemas. Nii-öelda teadmiste näol, keegi lendas mul silma. Liips mu karv. Ei tea, võib-olla ei ole ka tuus. Aga noh. Jep, igal juhul mul on super hea meel tagasi Tartus olla. Lahe. Võtke kõik sabad rõngas, olge armsad edasi ja mis kõige tähtsam. Sa oled tegija. Sa oled tubli. Sa oled tegija. Sa oled tubli. Vabandage. Ma ei lõika seda ei ole siin mingit editamist. See on raw uncut. Läheb täpselt nii sisse. Tšau. Ilust päeva jätku teile. Järgmise korrani. Maiko Hanson nüüd lahkub.